Nad on lihtsalt uskumatud eeskujud ja nende väärtused on Ameerika väärtused ning me peame need taaselustama ja andma lootust kõigile. Kuulsime kuberneri arvamust, aga teie pole veel selle uurimise kohta sõna võtnud. Mida soovite öelda? Ma olen lihtsalt nii tänulik selle inspiratsiooni ja juhtimise eest. Meil on vaja rohkem sellist asja. Hei! See on asi, mis juhtub teistes riikides. Rohkem ma ei ütle. Juhtub teistes riikides. Kes tahab minu vastu minna? Tulge minu kallale. On tore teid mõlemaid näha. Esileedi on suurepärane teid näha. Aitäh, kuberner. Aitäh, suur aitäh. Heidi, ma mõtlen, kui sa ringi vaatad, kõik on siin all. Ma mõtlen... See lihtsalt näeb välja nagu keegi oleks olnud väga ulakas tüdruk, sest ma ei usu, et on midagi ulakamat kui maksumaksja raha varastamine oma mittetulundusühingu rahastamiseks, samal ajal kui tegelikult rahastatakse lihtsalt sinu elustiili. Ja loomulikult räägin ma Gavin Newsomi naisest. Nii et neile, kes ei ole kursis, California kuberner, kes on kuidagi viinud selle linna täieliku hävinguni ja kaalub kandideerimist demokraatide presidendikandidaadiks, selgub, et tema naine on ta veidi pahandustesse viinud. Uurime, mis toimub. Alustuseks kirjutab ta täna selle postituse. Minu naine ja mina sattusime Donald Trumpi sihikule. Ta on andnud oma justiitsministeeriumile korralduse meid uurida. Nad ei ole kuritegu leidnud, nad lihtsalt üritavad seda leida. Uudiste välgatus. Kui keegi otsib kuritegu, siis see algabki selle otsimisest. Igatahes, ta ei tule minu kallale mitte solvavate säutsude pärast, vaid sellepärast, et ma kaalun presidendiks kandideerimist. Talle ei meeldi, et ma teda pidevalt kritiseerin. Ta on lihtsalt kõige korrumpeerunum president Ameerika ajaloos. Meil ei ole midagi varjata. Härra president, tulge minu kallale. Ma ei kao kuugi. See on Gavin Newsom, tüüpiline kena Ameerika mees. Just selline mees, keda võiks presidendiks sobivaks pidada. Välja arvatud see, et kui vaadata, mida ta on teinud, siis võib see olla natuke kahtlane. Mis selle süüdistuse juures huvitav on ja alustuseks lihtsalt faktina, on see, et uurimine algas Bideni ajal, mitte Donald Trumpi ajal. Aga sellest räägime kohe edasi. Viimastel päevadel on föderaalagendid koputanud perekonnasõprade ja endiste töötajate ustele. Mitte sellepärast, et nad oleksid kuriteo avastanud, vaid sellepärast, et nad lihtsalt üritavad seda leida. Muide, neile, kes ei tea, kuidas tehisintellekt töötab, see mees loeb tehisintellekti kirjutatud stsenaariumi, sest tehisintellekt kipub tegema nii, et ütleb midagi negatiivset ja siis ütleb midagi positiivset. Nii et mitte sellepärast, vaid pigem sellepärast. Kui sa kunagi kuulad, kas poliitik on oma sõnad ise kirjutanud või on keegi need ChatGPT-sse pannud, siis see võib olla sinu vihje. Nad nõuavad dokumente. Nad kuritarvitavad suurvandekohtu menetlust, kaevates läbi aastate pikkuste juhuslike dokumentide. Donald Trump ei tule minu kallale ainult minu õelate säutsude pärast. Ta tuleb minu kallale, sest ma kaalun presidendiks kandideerimist. Noh, võib-olla tegelikult tuleb ta sinu kallale, sest matemaatika ei klapi, mu sõbrad. Selles loos ei klapi matemaatika. Ja noh, tehke ise oma otsused selle kohta. Nii et teeme koos Gavin Newsomi sissetuleku kohta ühe arvutuse. 1,4 miljonit aasta sissetulek, 450 000 föderaal- ja osariigi makse, 200 000 makstud kodutöötajatele, 150 000 erakooli õppemaks, 200 000 vaesusemaks, vähemalt 20 000 kommunaalkuludeks. Okei, oleme juba miljoni juures. Nüüd lisage 120 000 hüpoteegimakseid Sacramento maja eest ja $506 000 aastas hüpoteegimakseid uue maja eest, mille tema äia pool pidi garanteerima. Ja see ei hõlma isegi toitu, riideid, meelelahutust ega sporti 4 lapsele. Nende finantsaruanded ei näita ühtegi suurt varamüüki ja Gavin ei saa oma varasid pimedas usaldusfondis niikuinii müüa, sest enamik tema varadest on seal. Kui usaldusisikud varasid müüvad, peab tulu jääma fondi seni, kuni ta on ametis. Nii et alustuseks võime kõik öelda, et see matemaatika ei klapi. Aga demokraatide kandidaatide puhul ei klapi see matemaatika kunagi. See on see kummaline nähtus, kus nad teenivad teatud summa raha, aga kuidagi saavad palju jõukamaks. Ja nii kui selgus, et numbrid ei klapi, hakkasid inimesed asja uurima. Ja te ei imesta, mida nad leidsid. Kahjuks paistab, et Jennifer Newsom on suunanud peaaegu $4 miljonit ise endale oma mittetulundusühingust, mida rahastavad Gavin Newsomi annetajad. See kõlab veidi vastuoluliselt. Jennifer Newsomi mittetulundusühingut Representation Projecti rahastavad suures osas Gavin Newsomi poliitilised annetajad. Jennifer Newsom on võtnud endale $1,8 miljonit palgana. Ta saatis veel $2,1 miljonit oma produktsioonifirmale Girl Club Entertainment, kuhu mittetulundusühingust raha suunati. See näeb välja nagu tüüpiline rahapesu ja tundub mulle veidi keeruline. Tuletan meelde, et see mees armastab asjade kohta valetada. President Trump ja Gavin Newsomani on taas areenil ning seekord on kaalul ebaseaduslikud asjad. Uus lahing on puhkemas seoses teadetega föderaaluurimisest, mis on suunatud California kuberneri ja tema abikaasa vastu.
Kuigi Newsoman üritab uurimist kujutada poliitilise rünnakuna, tekitab see suuri küsimusi selle kohta, mida Justiitsministeerium täpselt uurib. Minuga liituvad neil Federalisti vanem kaastööline ja Real Clear Investigationsi peatoimetaja Ben Weingarten ning endine USA Alabama põhjadistrikti prokurör Jay Tone. Härrased, aitäh, et liitusite täna õhtul Pulssiga. Mida sina arvad, Ben? Kas see on õiguspärane uurimine või poliitiliselt motiveeritud juurdlus, nagu Newsoman väidab? Esiteks on Newsomanil siin see eelis, et ta võib olla potentsiaalne sihtmärk. Nii et ta saab proovida kujundada narratiivi. Ta hakkab karjuma relvastamisest, ta hakkab karjuma, et tegemist on kalapüügiretkega. Ja Justiitsministeerium muidugi ei hakka käimasolevat uurimist kommenteerima. Nii et ta töötab selle nimel, et narratiivi kujundada. Kui ta ütleb, et midagi pole, siis vaatame seda. Aga tema naisega seotud mittetulundusühingute ümber on palju kahtlasi asjaolusid. Muide, see ongi see, mida nad tavaliselt teevad. Vaata, me võime mängida ohvrit. Nad lihtsalt tulevad meie kallale. Tehke meist uurijatest pahad poisid, keda keegi ei usu, isegi kui laual on usaldusväärsed tõendid. See ongi nende strateegia. Võite imestada, miks ma räägin Gavin Newsomi naisest. See ei ole sellepärast, et see mind eriti huvitaks, vaid sellepärast, et me oleme lasknud neil inimestel võimule tulla. Kes on korrumpeerunud? Korrumpeerunud. Ja siis nad üritavad meedia abil meid manipuleerida, et me oleksime segaduses, kas nad on korrumpeerunud või mitte. Samas lubavad nad kohutavatel asjadel juhtuda omaenda linnades, omaenda maakondades. Nagu me kohe räägime, mis tegelikult toimub Los Angeleses. See on minu jaoks probleem. Sest kui me tahame, et meie ühiskond oleks terve koht, kui me tahame, et meie lapsed kasvaksid üles paremas maailmas, peame alustama sellest, et ütleme, inimesed, kes on juhtpositsioonil, aga ei ole tegelikud juhid, ei ole inimesed, kellel oleks moraali. Inimesed, kes on valmis kasutama avalikke vahendeid, valetama ja manipuleerima, et avalikku käsitlust enne teisi enda kasuks suunata. Need on inimesed, kellest peame vabanema ja me peame iga sellise loo avalikustama. Sest kui see mees saab Ameerika Ühendriikide presidendiks, võite vaid ette kujutada, mis saab rahalisest olukorrast, kui talle sobib, et tema naine suunab raha mittetulundusühingust. Mis juhtub siis, kui tal on tõeline ligipääs tõeliselt suurtele rahadele? Raha, mida nad on vastu võtnud, kust need vahendid pärinevad. Ja ärgem unustagem, et alles eelmisel aastal mõisteti tema endine kabineti ülem süüdi. Nii et näeme, ka suitsu taga on ka tuld. Aga kindlasti, kui teda uuritakse põhjalikult, siis ma ei usu, et poleks vaja mingit tõendit, et siia sügavamale kaevuda. Ja muide, on olnud ka mittevabariiklasi või mittevabariiklasest presidendi juhitud Justiitsministeeriume, kes on uurinud Newsomi ümber olevaid inimesi, sealhulgas Bideni administratsiooni ajal. Jällegi, tuletan teile kõigile meelde, et ta kujutab seda nii, nagu Donald Trump oleks vaenlane. Kuidas ta julgeb? Ta ründab mind lihtsalt sellepärast, et ma püüan presidendiks saada. Kogu aeg oli tegelikult Biden see, kes algatas uurimised ja uuris seda meest, sest midagi siin on natuke kahtlane. Kas me teame kindlalt, et raha on varastatud? Kas me teame kindlalt, et seda mittetulundusühingut kasutatakse valesti? Ei, me ei tea. Aga on palju märke, mis viitavad sellele. Ja ta proovib uuesti, püüab narratiivist ette jõuda ja seda kontrollida ning jätta mulje, nagu Donald Trump kardaks Gavin Newsomit, sest viimane kandideerib presidendiks. Ja tegelikult võib lihtsalt olla nii, et inimesed suudavad ise mõelda. Nüüd on Spencer Pratt andnud Newsomile teada, öeldes talle, et temast ei saa kunagi presidenti ning tal on järgmised 3 aastat aega, et tagada, et see ei juhtuks. Tema 70-liikmeline advokaatide meeskond, need on tema naabrid, kelle majad samuti põlesid, kui sa ei teadnud. Nad kõik töötavad koos ja Newsom on kogu operatsiooni eestkõneleja. Nad leidsid esimese partneri büroo, mida juhib Newsomi abikaasa. Nii et selle asemel, et Topangas võsa puhastada, oleksid nad ära hoidnud palisades ja tulekahjud. Nad annetasid oma raha ise endale. Esimese partneri büroole on annetatud üle $5 miljoni. See on probleem, sest kui üks suurimaid tragöödiaid Gavin Newsomi ajal juhtus, palisades ja tulekahjud, kui see oli üks suurimaid asju, mis juhtus. Sest tema naise mittetulundusühing oleks pidanud seda raha kasutama selleks, et tagada asjade ohutus, kuid selle asemel võeti see endale. See on veidi probleemne. Ja võid vaid ette kujutada, et nad teeksid kõik endast oleneva, et seda võimalikult palju varjata. Jällegi, see on tema naine ja tema ise. Nad on Californiast varastanud. See on alles algus. Sellepärast arvan ma, et äkki ilmub Harris välja ja ütleb, et temast ei saa kuberneri. Tegelikult kavatseb ta kandideerida presidendiks, sest selle kõige lõpus võib Newsomiga kõik läbi olla. Kui neil õnnestub kogu teave Newsomi kohta avalikuks teha, võib temaga kõik läbi olla.
ja mulle meeldib, et ta ütles talle, kuule, ma hoolitsen selle eest, et sinust ei saaks kunagi presidenti. Sest see ongi kogu see advokaatide meeskond, kes ütleb, me hoolitseme selle eest, et temast ei saaks kunagi presidenti. Vaata, ma ei taha eriti, et see mees saaks presidendiks, aga tõendi tema vastu unusta president. Juba ainuüksi selle põhjal, kuidas ta Californiat juhtis, on need väga koormavad. Me ütlesime, et vaatame korraks, mis toimub Los Angeleses. Siin on väike meeldetuletus, see on Angela Rosilt. LA Nacy on rikkuse poolest maailmas 5. kohal, kuid vaid mõne minuti kaugusel maailma kõige kaunimatest pilvelõhkujatest on olemas kõige kurvemad, räpasemad ja barbaarsemad paigad, mida võid ette kujutada. Mida Gavin Newsom ja Karen Bass on teinud, on meie inimeste alandamise rahastamine maksimaalsel määral. Miljardeid dollareid kulutatakse selleks, et hoida 70 000 inimest ringis, kus nad saavad tasuta süstlaid, tasuta toitu, raha narkootikumide jaoks, tasuta eluaset, kõike, et nad saaksid jätkata maksimaalse alanduse negatiivses spiraalis. ELA teenuste loendamise amet on viimase 5 aasta jooksul saanud peaaegu $1 miljard maksumaksja raha ja tänavad näevad välja sellised. Keset tänavad kõnnib inimene täiesti alasti. Maata seda. Nii et ta peatab liiklust. Seal on buss, maata seda ja nüüd näitab ta bussile keskmist sõrme ning teeb sama kõigile mööduvatele autodele. See pole üldse hea vaatepilt. See on tõesti kurb. See on kurb ja see pole ka see, mida sa Los Angelesele ette kujutad. Kui mõtled Los Angelesest, mõtled ilusatele baaridele, rikkusele, Hollywoodile ja kuulsustele. Seal on üks inimene. Seal kõnnib üks inimene. Aga seal kulisside taga toimub midagi muud. Ja inimesed ei räägi sellest nii palju, kui nad peaksid. Los Angeles elanikud teavad seda küll. Vaatame, mida neil on öelda. Gavin Newsom lihtsalt tunnistas oma süüd, sest ma ei näe, kuidas süütu inimene oleks selle interneti postitanud. Nii et Gavin Newsom nutab, sest Donald Trump alustab uurimist tema ja tema naise suhtes. Probleem selle postitusega on see, et ta jätkab ütlemist, et ta pole midagi valesti teinud. Noh, kui see nii on, siis oleksid sa uurimist tervitanud. Esiteks. Teiseks, sa tähistasid relvastatud justiitsministeeriumi, mis aastaid Donald Trumpi taga ajas. Ja nüüd on sul probleem seaduslike uurimistega enda suhtes. Ma arvasin, et keegi pole seadusest kõrgemal. Ja kõige parem osa sellest kõigest on see, et Gavin Newsom ütleb, et Trumpi põhjendus on see, et ta plaanib presidendiks kandideerida. Näed, see on narratiivi sõda. Nad üritavad kontrollida. Vaatame seda kuritegelikku perekonda. Siin on siis Jennifer Newsom ja Gavin Newsom. Tal on California koolide riiklik rahastus ja see on seotud selle mittetulundusühinguga, mis saadab raha sellele tüdrukute klubi meelelahutusele, mille käive on üle $1 miljoni, mis siis läheb asutajale ja omanikule kasumina. Lisaks on sul Representation Project, mis rahastab Jennifer Newsomit $1,5 miljardi ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Kõik see kipub omavahel seostuma. Ja kui sa hakkad seda tegelikult uurima, näed, kui kiiresti jumalate maja võiks potentsiaalselt kokku variseda. Gavin Newsom istub siin ja peab seda väikest loengut ning ütleb: hoia mu naisest eemale. Ära räägi mu naisest. Mina olen see, kes kaitseb naisi. Kuidas sa julged mu naise kallale tulla? Gavin Newsom hündas mu naist, kui ma läksin Californiasse, et paljastada massilist kodutute pettust, mida kasutati valimiste võitsimiseks, mida nad ka tegid. Gavin Newsom ründas instinktiivselt ja koheselt mu perekonda alusetute valedega. See oli tema otsene vastus sellele, et ma paljastasin tema osariigis pettuse. Ta oleks pidanud mind tänama, isegi minuga koostööd tegema ja ma oleksin seda tervitanud. Aga Gavin Newsom kasutab võimalust, et rünnata minu naist ja perekonda. Üks California mees tunnistas just föderaalkohtus süüdi katses mõrvata minu naist ja perekonda. See ei jäta head muljet. Ja siin on veel inimesi, kes paljastavad, mis tegelikult toimub. Nad peaksid olema väga mures, sest neil on mitu viisi, kuidas nad on, ma arvan, toime pannud pettusi. Maksupettust ja jätnud tulu deklareerimata, sest pole võimalik, et nende elustiil oleks rahastatud nende poolt deklareeritud tuludega. Nii, et kas nad saavad rohkem tulu, mida nad ei deklareeri, või saavad nad kingitusi, mida nad ei deklareeri. Midagi väga kahtlast toimub. Ja see on ainult siis, kui vaadata nende kinnisvara. Vaata, mulle tundub täiesti hullumeelne, et keegi võiks olla nii egotsentriline, et arvab, et ta kandideerib presidendiks ja maailm ei hakka uurima kõike, mida ta teeb. Minu jaoks, kui sa tahad poliitikasse minna, siis sa pead veenduma, et sinu kohta ei oleks võimalik ühtegi skandaali paljastada, et su maksud oleksid täiesti puhtad.
aga mõelda, et sa oled nii ülbe, et usud, et võid sellisel tasemel raha varastada, olles nii kuulus ja minna kõige tuntumale ametikohale ning su maksud ei klapi su kuludega, see on väga lihtne matemaatiline küsimus. Kui palju raha oled sa deklareerinud, et sul sisse tuleb? Kas see vastab summale, mida sa kulutad? See ei ole keeruline asi, mida uurida. Mõelda, et sa usud, et pääsed sellega, et või teise süüdistada oma naise kahjustamises või tema kohta midagi öelda, kui oled ise teiste naiste kohta midagi öelnud. Mõelda, et sellist kampaaniat saab teha ja arvad, et pääsed sellega ning inimesed ei märka seda. See on üsna šokeeriv. Ja ju sellist egotsentrilist maniaki ei taha sa tegelikult võimule. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.